teile hea hommikuse vastuvõtu eest. Kuna meie tänu natuke ilmselt teie ka, siis olgu meie tänuks teiepoolne aplaus. Oktoobril tuleb avalikule arutlusele Uhtna põhikooli õpetajate süüasi. Neid kõiki süüdistatakse noorte inimõiguste ahistamises. Kohus on koosseisus. Eesistuja Semmel, kaasistujad Plotnik ja Kivisalu. Kas kannatanud ja süüalus on kohtu koosseisuga rahul? Tänan, kõik on rahul. Kas süüalused on süüdistuskokkuvõttelt kätte saanud? Kõik kohtuistungist osalejad on kohustatud rääkima tõtt ja kõike neile teadaolevat antud süüasjast. Palun kinnitage seda oma allkirjaga. Süüaluste ülekuulamisega. Palume püsti tõusta õpetaja Rebane, õpetaja Tiilen, õpetaja Assafova ja õpetaja Tiina. Teid süüdistatakse väikelaste perekonnarüpes väljameelitamises. Kõiki lapsi alates 7. eluaastast kutsute te kooli, kasutades peibutusvahenditena rikkalikult illustreeritud õpikuid. Mida on teil selles asjas öelda, õpetaja Rebane?
Palun õpetaja Sahhova, mida on teile asjast teada? Ma arvan, et peaks nõustuma nii õpetaja ebaseaduga, osaliselt Piiliga, aga vähemalt on nad küll ilusad. Et tõesti sellega on võib-olla meelitada. Jah. Kas vastab tõele, et on välistada kooli lapsi kinni pidanud? Ei, see ei vasta küll tõele. Sõna on õpetaja Tiine. Palun kutsuge sisse tulistaja vasta. Palun rääkige, mida te algklassi õpetajate süüasjast teate? Mina muud midagi ei tea, kui et 8 aastat tagasi meelitas õpetaja Tiinas mind uue välja Kaartsaga kooli. Ja kõik algklasside õpetajad on järgnevad 8 aastat seda teinud. Ka minu õed on need aastased saanud. Kas emalt isalt vastutasuks ka midagi nõuti? Kui rohkem küsimusi ei ole, võib tunnistaja lahkuda ja süüalust istuda. Ma tahtsin veel öelda, et mina olen Masteri kapa olnud. Seaduse eiramises. Teie sunnite alaealisi tundide kaupa suhtlema võõrkeeles, kuigi meie riigikeel on eesti keel. Õpetaja Udu, mida on teil selles asjas öelda? Ma ütlen seda, et sinu kirjutataval kodus võib-olla ta praeguse koolipotis üks sinine raamat ja kellel seda ei ole, see saab selle niikuinii. Ja seal seisavad niisugused read. Kes oma emakeelt armastab, peab oskama vähemalt ühte võõrkeelt. Ja kui armastus on vara, mina armastan saksa keelt. Paulus, näidake palun, kuidas ma süüdi olen tõesti. Kas vastas tõele, et olete erastanud ka laste isiklikku vara, näiteks tikkude? On lavastanud. Mul endal ei vaja ole. Õpetaja Ploti, mida teie oskate antud asjas öelda? Ma lisaksin, et Udu ütleb seda, et mina armastan oma emakeelt, sellepärast ma armastan ka teist võõrkeelt, vene keelt ja armastan ka kolmandat võõrkeelt, inglise keelt. Ja tänu sellele, et ma olen neid keeli õppinud, kuigivõrd valdan neid, ma olen saanud ka ringi rännata, Palun kutsuda sisse tulistaja Kusmina. Mis on teil õpetaja Plotniku ja õpetaja Udu süüasjast teada? Mina võin tunnistada, et õpetaja Udu ja õpetaja Plotnik sundisid mind juba enne keeleseaduse väljaandmist võõrkeeles rääkima. Ja kui te räägite, siis sai mitte rahuldama. Ja kui püüdsin oma pinginaabriga eesti keeles rääkida, saadeti mind hoopis klassist välja. Kui küsimusi ei ole, palun tunnistajal lahkuda ja süüalustel istuda. Järgmisena annavad oma tegude eest vastutust õpetaja Udam ja õpetaja Neito.
Teid süüdistatakse õpilaste väljendusvabaduse ahistamises. Nõuate õpilastelt nimede ikka naine. Meil oli ka plaan naine võtta, kuid jätsime asjad katki. Kellel meil? No minul ja isa teadaks sellise rumala tempoga hakkama saanud. Kuule, kui vana sa õige oled? Ta on 6. Oi, no kuule, siis sa oled ikka suur mees küll. Olen küll. Isa 20 paar suurt, ma olen suurt naine. Mul lastes on 2. Üks on Kristel, teine Maria. Maria on ilmus ja õnnekas, tahab kõige saada ilma rahata, ainult pisarad ees. On selliseid naisi, kes ilma veslitamata ei saa elada. Maria ei taha nii Kristeliga läksid. Kristel meeldib mulle kõigi rohkem. Nad on mulle kodus olnud. Isa ütleb küll, et armastust ei saa raha eest osta. Aga miks siis ema rikka meie elama läks? Kui suureks on, uurin selle järele. Onu, kas sa tead, mis on armastus? Ei no see on nii raske küsimus. Tõesti, selle üle peab mõtlema. Isa rääkis, et armastus on sama magus kui jäätis. Kui sööd, vajab värinab peale. Väiksed lapsed võivad saada kui kopsu põletik, aga suured saavad lapse. Onu, kas sa tead, kuidas lapsi saada? Ei no nagu ikka tead ka.
no ma arvan, et on küll, jah. kas sa teaksid, mis ma tahaksin vahest olla? Ema ja siis ma tahaksin mul oleks samasugune poeg nagu ma hoiaksin teda nii kõvasti, et ma oleks ühest võõra õnne. Kuna ma olen mees, siis ma tahan olla selline nagu mu isa. Olnud, kas sul aega on? No ikka natuke on ka. Lehmed, 100 grammi siia, vahva jäätised vahe. Siis saad ka sina teada, mis on väikeste meeste arvates.
Ega ta kogu aeg laseb. Kas te lasete? Ei lase ju praegu. Mine taadiga. Seda ma ei tea. Paneme. Siia, istu siia.
nii ärge hüpake, nii võib haiget saada. Homme koolipäev.
kes päiksekiiri püüab ja virveid veel. Mind tuulehoopki nimepidi hüüab, nii tihti veel. Meil olen kel nähes ebalindu, kõik meelest kaob, mis haarab õhku, silmad täide mindu ja süda taob. Meil olen laps, kes kõige jälle tõstab, mis särab näib, kes näoli maadus võitlust, aga lükkab, peab riigi täis. Lapsepõlve unenäod minu meelest mõlguvad, igatsusel hellad hetkid põues tasa ärkavad. Lapsepõlve rõõm ja kurbus, unenäod ilusad, talveõhtud nende kõrval, muistsed jutud mõnusad. Kõigest kaugel laaned aiad, viirid ilma ääreni, taavist ja memmid nüüd alla kalmu, mälestus vaid meile jäi. Ja nii astub aeg, ta viib ja toob, on hingede aeg ja palun hetk mõtistuseks. Alati tuli ühendab inimesi, kas on ta koduaknas, kas kodukoldes, pliidi all praksumas või ahjusuus välkumas. Alati on tuli see, mis meile hingele sooja ja hingerahu toob. Ja
teha täiskasvanu. On möödas hetk, kus meenutasime, aga aeg läheb edasi ja rõõmud jäävad. Soovin teile head pidutuju. Meie 5. klassi pere juhatame tänase memmedaadi peo sisse järgneva looga. Palun. Sa lubad teistele ka või? Ta lubas retsepti meile ka usaldada. Tädile Aine, kas ma võin pakkuda moosi? Kuidas siis Annika koogid tunduvad? Väga hea. Kindlasti head. Head. Mis on tore. Suud kõigil maksuvad. See juba räägib iseenda eest. Linnas on suured mängukoolid, mis ma ei kuulnud, ei näinud, et keegi ka memme ja taali minu teeb. Ja mis kuulnud, Triin, sina oskad ka kooki küpsida? see nii tahab iga. Aga kuidas, Kristi, sina? Eveli ilmselt ei oska. Ta peidab ära ennast.
Aga kes teie lauda koogiks küpsetas? Ei tea. Ants, kas sina oskad ka kooki teha? Mina isiklikult või? Jaa. Noh, ole meheks ja seleta, kuidas see koogi tegemine käib. Mina panen jahu, panen suhkrut, muna, piima ja piima. Ja kui piima ei ole, siis vett. Siis panen taineõli pannile, taineaja, Taigna sisse tavaliselt õunalõike ega rosinaid sa ei pane? Ei, mina tavaliselt panen. No nii, kooke küpsetada. Kui see meeldib? Sa võid ka teistele seletada, kuidas see taigna tegemine käib. Lihtsalt. Noh, ja kui lihtsalt? Piima ja muna ja soola ja suhkurt ja vanile. Tänases pannkookides on banaani. Aha, nii et taigna sisse paned banaani ka? Jaa. No siis on tore. Piimasupist saab ka teha. Piimasupist ka, jah? Ma mäletan ka, et meie lapseeas tehti seda küll. Jah, kui ka piimasupp üle jäi, siis olid koogid niissugused. Võis riisisupp olla ja eks ole? Helen, kas sul meeldib ka pannkooke küpsetada? Oled sa ise ka küpsetanud? Oled, jah? Noh. Mulle meeldib eriti neid pannkooke. Panni pealt ümber visata. Nii et oskad seda tööd? Viskad üles koogi ja kook pöörab ümber. No nüüd ma pöördun poiste poole. Kes poistest oskab pannkooke teha? Sina, Ragnar? Oled pannkooke teinud? Tükivad ära kõrbena. Kuidas, Elar, sina? Aga kas süüa maitseb pannkooke? Meeldib süüa? Margus, oskad pannkooke küpsetada? Taignast ka teha? Noh, sa oled päris tubli poiss. Noh, kes on selle pannkoogi meister, mida te praegu sööte? Vanaema. Vanaema, jah, sinu vanaema. On neid palju, eks ole, vanaemad. Ja eks kõik aitasid kaasa, eks ole. Minul vanaema. Panen jahu. Muna valmistab ära soolaga. Siis kui piima ei ole, siis võib vett ka panna. Kraanides läheb veel rasva vaja. Siis vahel tükivad ära ka kõrbena. On ka juhtud nii, et pannkoogid tükivad ära kõrbena? Jaa. Siis kui paned liiga vähe rasva. Huvitavad miskipärast. Ja tükk tegu oli, et aru saada, mis need ütlema anda, aga ma mõtlesin selle retseptile muidugi välja kuulda. Aga see ei soovi kooki süüa?
soovin sulle, mis mingi taha. Ma arvan, et võib-olla peaks tegema pausi, et saaks ka süüa. Aga kus see Mairit on, ehk tema räägib ära, kus Mairitu vanaema? Ema tegi pannkooke. Ma ei tea, ta posin läbi. Kui koju lähed sulle järele? Kes teist kodus pannkoogi teeb? Kas isiklikult minul või kellel? No ma mõtlen, kui te kaheksa Erkiga kodus olete. Siis ka mõlemad. Kasutad seda pannkoogi jahu või teed püülist? Ikka ja pannkoogi jahu. Ja lisad juurde? Muna ja... Kosinaid ja õunu ja banaane ja... Paremaks saab. No selge. Olgu siis. Laud on rikkalik. Laud on rikkalik, jah. Erki, kas sulle meeldivad isa valmistatud või küpsetatud pannkoogid? Jaa. Oled sa ise vahel ka proovinud? Olen küll. Emaga koos. Ja tuleb välja ka? Jah. Kahekesi küpsetasime veel. Sina Kimmoga? Jah. Ma olen üks juba küpsetanud. Noh, ehk sa räägid, kuidas see taigna tegemine käib? Ma ise olen pannkoogi jahust teinud, aga ema teeb tavaliselt. Pannkoogi jahust. Ma kahekesi tavaliselt tegime. Noh, kuidas see taigna tegemine käib? Oli jahu, oli vaja piima, sooda, Jah, tükid vahel ära ka kõrve on pannid. muna ka veel. Muna ka ikka, kui on, jah. Ja tulevad päris maitsvad pannkoogid. On maitstud ja muusika. Aga nüüd vaatame, mida meie lapsed vanaemade ja vanaisade jaoks õppinud on. Palun, Kristi. Esimene klass teeb koos vanaemaga kooki. Kahju oleks nisusööjata vanaema, valavasked põlludele kanaema pojad teeb. Sügisel teeb kanaema nisujaos kooki siis.
teravad hambad, sääravad silmad, läikiv korv, suurenenud pikkus ja kehakaal ja vitaalsus. Seni läheb hea, siis tean ma ühte lohtu, mis on kasulik ja hea. Ja sammud sätin memmekeste juurde seda maid, sest kindlalt pean, et tema ainult kõik. Ära süüa võid neima tuhandeid, on ju vankopaid, see, mis aitab meid. Ära süüa võid neima tuhandeid. Ei aita tervist taastada, kes viide lehma viin. Kui laka tuleb särisemaks küpsetuse pann, siis tunne, kuidas koopi süües taastub minu rann. On ju vankopaid, see, mis aitab meid. Ära süüa võid neima tuhandeid. On ju vankopaid, see, mis aitab meid. Ära süüa võid neima tuhandeid. Ka suusarajad töötavad mu hoogsad jalad käed ja silme ees on kangastumas pannikooli mäed. Ja siis, kui hoogne võidusõit mu lesikoha toob, on parim tasu selle töö eest pannikook ja moos. Vankopaid, see, mis aitab meid. Ära süüa võid neima tuhandeid. On ju vankopaid, see, mis aitab meid. Ära süüa võid neima tuhandeid. Vahetada peaks päkapikud küpsetavad juba kooke. Muidugi ma olen hea. Mis see õpetaja? Ja ära just liiga palju vastu pane. Me oleme juba näinud, et ei lähe juba. Muidugi, me oleme ju head lapsed. Tere! Kuule, kas sa tuled juba või? Jaa, kohe tule, ma loen need viimased sõnad peale. Oli nüüd head lapsed, nad on vastu tagasi õhtu õigeks saanud. Jaa, me teeme. Oh, Veda, vanemad läksid ära, teeme peo. Ei tohi teha ema käest koogi teha. Mis sa arvad? Sina teed koogi. Ma ei oska teha. Mis sinna pannud? Võta retseptiraamat. Aga ikkagi. Kas pidi pikaalkoogid tegema või pannkoogid? Kas pikaalkoogid on pannkoogid? Minu meelest ikka on. Sest et pikaalkoogid tehakse ju ka panni peal. Aga meie sina, toetsime muidugi.
kolmanda klassi parim. Palun tulge siia ette. Auhinnaks on pannkoogilabidad. Palun aplaus selle peale.
kõik on siin. Soolasuhkrut soodad ka ei jõua enam oodata. Küpse ruttu koogike, ootab sind mu kõhuke. Parim päev on see, kui ise kooki teen. Pannkoogi pidu on lõbusal pidu. Memmed ja taadid koos on seal. Koogid on laual ja moos on lahti, söönud kutsuti. Pannkoogi maitsadagi moosika kõik koos. Hõrgudlased head sõigid kõik need vanaema kööst. Tegelikult on see tiimoluuletus. Mõte tuli tahaks kooki, sammud seadsin otse kööki. Kapis kausi kätte sain, sinna taigna valmistada. Kooki saidi terve pirn, suurest koogist peale sirn. Moosi peale, oh kui hea, maitske ka, kui te ei tea. Soojalt süüa pannkooki ja juurde rüübata marjajook. Lisada kindlasti moosi, ka suhkrut või olla kartoosi. Kui laps pannkoogist unistab, siis peagi ta seda mõistab. Kui memme need pannkooki valmistab, siis laps seda valmistab. Teil soovitan soojalt süüa pannkooki ja juurde rüübata marjajooki, siis lisada kindlasti moosi, ka suhkrut võib olla kartoosi. Kui lapselaps pannkoogist unistab, siis peagi ta seda mugistab. Kui memme meil pannkooki valmistab, siis lapselaps teda valmistab. Tegelikult oli meie
mis muljega siit ära läheb? Väga tore. Et kui järgmine kord... Ainult et külm on teil elamine. Seda küll, jah. Muidu on kõik tore. Ja siin ei saa midagi aidata ka, meie ise. Jaa, tõesti. Aga kahju. Kui tihti teie peres või kodus pannkooke tehakse? No, ütleme ikka kuus ikka 4 korda ikka veel 5. Mul on täiskasvanud inimesed, no seal ei tee nii palju. Kui lapsed külla tulevad, siis... No sel juhul ikka. Kindlasti. No, kui nüüd mitte ennem, siis järgmise aasta talvehakul on jällegi üks külla tulek ja on jällegi Memmedali pidu. Mis oli? Vanasti kudrude ja kookide söömine oli ikka ja söömine oli üldse üks püha toim. Nii, et enne kui leiba võeti, siis loeti meie isa palved ka mõni rida. Kui tihti teie peres kooki tehakse, kui Kristi ja Kaspar külla lähevad? Kook on niisugune kõige kiirem toiduaine, sellepärast et kui külased tulevad, siis kook on esimene asi. Kartulite keetmine võtab aega, pudru tegemine ka ei võta palju aega. Kook on kõigepealt. Tavaliselt ikka kui külased tulevad, siis ikka esimene asi. Poes on nüüd selline jahu ka, mida segab ette ja kalla panni peal. Ja sellest nii palju ükkas kraami igal ühel kodus. Nii, nüüd... No kena. Tähendab, pidu hakkab lõppuma, mis muljega ära lähete? Kui tihti Triinule vanaema kooke küpsetab? Tegin iga nädal oma kuidas Rahule jäite? No väga ilusti oli. Kas olete varem ka meie majas olnud või on? Mina ei ole saanud, aga vanaisa on käinud ikka, kui olid Silvar ja Kristi veel siin koolis, siis oli. Vanaisa ma olen näinud, aga teid tõesti näen ma esimene. Jah, no kena. Siis järgmine kord tulete ikka? No, kui kutsutakse kindlasti. Selge, ja miks mitte kutsuda? Ruum on natukene külm ainult. Aga noh, ei ole väga viga, ainult peab arvestama sellega. Panema vastavalt liiklist. Ja aitäh teile. Kena, aitäh teile kah tulemast. Mida Urve Udu kui sellise toreda peo eesseisja ja korraldaja, mida ütleb? Eks lapsed peavad selle hinnangu andma, mina arvan, et oleks võib-olla nüüd paremini võinud minna, aga ma loodan, et rahvale meeldis. Kena. Ja siin on hea võimalus küsida ka Urve isa käest. Kuidas täna pannkoogipidu, kuidas meeldis? Ja pidu oli, tore pidu, kõht on täis ja meel hea ja... Selge. Kui tihti peres pannkooke tehakse, kas tehakse ka vahel, kui lapsed külla tulevad? No ikka tehakse. Pannkook on ju lihtne teha ja maitseb heasti ja kui moos hea on ja siis on nagu läheb alla nii et lõhki. Selge. Jälle kohtumised. Ma lausa mõtlen, et kui palju neid luuletajaid pidi olema, siis isegi kõik tekstid olid pannkoogist. Ja siia küsimuseks teel koju, et kui palju neid luuletajaid siin majas on. Neid on kuskil 130. Võrratu pannkoogipidu oli, aitäh veel kord. Ei tea, mis teemaline võiks järgmine kord olla? Pead isegi mõtlema, natuke ei sai järsku öelda.
siis öelge Mariannele, mis me mõtleme. Hakkame mõtlema, kui tuleb hea idee, siis ütleme. Kena, aitäh Veel kord palju tänu. Ei, ilmselt ei ole.